Palun pane kirja tänane teema ja see on liikumisvõrrand. Ja väga tuttav teema sinule on lineaarvõrrand. Tuleta meelde, mida sa tegid matemaatikas ja tee täpselt sama tänases tunnis, järgmises ka. Nii ja eelmisel tunnil saime teiega tuttavaks sellise asjaga nagu liikumisgraafik ja natukene saite vaadata ka lineaarvõrrandit. Et kui siis teeme siia kaks telge, telg S ja telg B, ajaühikuks on siis kas meeter või tund. Ajaühikuks on siis kas sekund või tund ning teepikkuse ühik on kas meeter või kilomeeter. Ja kui sa kiirust arvutad, siis see toimub siis kas meeter sekundites või kilomeeter tundides. Ja üks meeter sekundis on 3,6 korda väiksem kui kilomeeter tunnis. Et siis pead neid siis omavahel kas korrutama või jagama. Nii. Ja oletame, et on selline liikumisgraafik olemas. Suvaline liikleja. Ja mis see liikleja teeb? Kas liigub edasi või liigub tagasi? See liigub edasi. Miks sa seda... Kus selle tead? Tõuseb, jah. Kui see langeks, siis mis ta teeks? Liiguks tagasi. Et kuidas sa siis matemaatiliselt väljendad, kas ta liigub edasi või tagasi? Arvuliselt. Kuidas sa arvuliselt ütled? Mida? Miinusmärgiga. Mis on miinusmärgiga? Tõus. Kiirus. Kiirus on kas negatiivne või positiivne. Et siin on kiirus näiteks, no ütleme 10 meetrit sekundis, siis selle rohelise kiirus on siis, ütleme, -9 meetrit sekundis. Milline suurus on veel oluline liikumisgraafikul ja liikumise kirjeldamisel? Et kuidas me ütleme, et kus, vaata, meie teostame kõiki arvutusi selle 0 koha suhtes. Aga kuidas me ütleme, kus kohast liikleja liikumist alustab? Kas täpselt 0 kohast või sellest natukene eespool või tagapool? Vaba liikmega, väga õige. Et ja see vaba liige selle oranži liikleja puhul on siis siin kohas ning rohelisel liiklejal on see siin kohas. Ja seda me tähistame siis S0-ga. Oletame, et see on liikleja A ja see on liikleja B. Seda tähistame S0-ga ning liikleja A S0,A asub siin kohas ning liikleja B S0,B asub siis siin kohas. Paneme kiirustele ka need täpsustused kirja. Ja võib ka liikumisvõrrandit kirja panna. Liikumisvõrrandi üldkuju on S võrdub V korda T pluss S0 ja SA oleks VA korda T pluss S0 ja SB oleks VB korda T pluss S0 B. Siin on S0A. Et liikumise kirjeldamisel on oluline liikleja kiirus ja punkt, kus ta liikumist alustab, ehk vaba liige.
nii, lähme edasi. Pane siis kirja tee lahti need töölehed, mis ma jagasin ja võtta 4. ülesanne. Eelmine kord lõpetasime teiega, tegime 1., 2. ja 3. ülesanne, täna võtame siis 4. ja proovime 5. ja 6. lahendada. Ja meil on siis selline ülesanne. Kellel on? Jaa, saab küll. Nii, aga siis Tihi tahab ette lugeda. Ei viitsi, ma loen ette. Organiseeriti jooksuvõistlused rajal, mis on 35 kilomeetrit pikk. Jooksja A algas peale starti jooksma stardi kohalt kiirusega 15 kilomeetrit tunnis. Jooksja B oli salakaval ning ronis läbi võsade rajale 20 kilomeetrit ette ning rahulikult kõndis raja lõpu poole kiirusega 5 kilomeetrit tunnis. Kes jõuab raja lõpuni ennem? Koosta mõlema osaleja liikumisvõrrandid ning kujuta nende liikumisgraafikud. Millises punktis ja millistel ajahetkel peale algust saavad jooksjad kokku. Nii. Andmed kirjutame välja. Selleks, et oleks andmeid lihtsalt kirja panna, alati lahendage palun praegu vihikusse ja seda töölehte kasutage puhtandina. Et alati sellistes ülesannetes on mõistlik teha sellise abistava joonise. Joonistad üks T-pikkuse telg ning paned paika ka selle T-pikkuse telje nullkoha, mille suhtes kõiki mõõtmisi teostame. Meie teostame mõõtmisi selles ülesandes stardijoone suhtes. Stardijoon on 0 kilomeetrit. Ja milline joon on veel oluline jooksurajal? Lõpp. Mitmendal kilomeetril saasub? 35 kilomeeter ja 0 kilomeeter. No, selles ülesandes on meil 2 liiklejat. Mis liiklejad meil on siin? Liikleja A. Mis on liikleja andmed? Meil on oluline teada, kus kohas ta liikumist alustas ja millise kiirusega ta liikus. Stardi kohalt ja 15 kilomeetrit. Kus suunas? Nii, kuidas siis numbriliselt või arvuliselt vaatad, kus suunas ta liigub? Positiivses suunas. Positiivsete numbrite kasvamise suunas, jah, et kui on positiivne kiirus. Ja paneme kirja VA on siis 15 kilomeetrit tunnis. Vend jookseb rahulikult. Ei ole see rahulik jooksmine, see on kiirema võita. Jah. Ja kus kohast ta alustab, kuidas me seda siis kirja paneme? 0 punktist. S0,A on 0. Nii. Ja võtta teist liiklejat. Kas teine liikleja alustas jooksmist või kõndimist? Jaa, noh, vaatame, kus see 20, ütleme siin kohas kuskil 20 kilomeeter ja paneme kirja VB on siis 5 kilomeetrit tunnis. Liikus siis aeglasemalt positiivsete numbrite kasvu suunas ja see on siis S0B. Kus kohas ta liikumist alustas? Kas stardijoonelt? 20 kilomeetrit. Mis teeme? Et
alustame sellisest lihtsamast asjast, mis oli eelmise tunniga seotud ja teeme siia liikumisgraafiku. Mina teen väga sellise koleda liikumisgraafiku, mis on vähem täpsem. Teil on siin üks joonis, mille peale te saate liikumisgraafikut kujutada. Siia tuleb siis S kilomeetrites ja siia tuleb aeg tundides. Paneme kirja 35 kilomeetrit. See on kohe meile selline oluline joon. Kasuta palun joonlaud ning tee sinna punktiirjoon. Ja meil on 2 liiklejat. Üks alustas õigest kohast, teine alustas vähem õigest kohast. Ja nüüd on küsimus, kumb jõuab esimesena finišisse? Kumb võidab? Jooksja A. Mida? Jooksja A. Miks see nii? Kus sa tead? Välja antud selle juba. Tehtud juba. Graafikult leitud juba. See hästi. Nii, aga siis S0 alustab 0 kohast. Ja S0B on siis 20 kilomeeter. Kuidas seda siin? Siin kohast alustab liikumist. No nii, meil on siis liikleja A, kes liigub 15 kilomeetrit tunnis, alustab siis 0 kilomeetrilt ja kus ta on siis 1 tunni pärast? 15 kilomeetrit. Jah. Ja 1 tunni pärast on siis umbes 15 kilomeetril. Ja nüüd vaata, mis sul on. Seal on 2 punkti. Kui sa matemaatika tunnis nägid 2 punkti, siis mida sa alati tegid? Tegid joone ära, jah? Ehk siis ta tunni aja pärast on 25 kilomeetrit. Jaa, väga õige. Et meil on siis 20. liikleja B on alguses 20. kilomeetril, tunnis ta läbib 5 kilomeetrit ning 1 tunni lõpuks ta on 25. kilomeetril. Ja jälle 2 punkti, mida teed? Tõmbad joone. No minu kõver sirge joon väga õigesti ei näita, aga teie peaksite saama tulemuseks umbes 3 tundi. Teie peaksite tulemuseks saama umbes 3 tundi. No nii. Liikumisgraafik on tehtud. Ülesande, nagu pool ülesannet on täidetud. Mida? Selle kohtumist. Jaa, väga hästi märgatud. Et meil on viimane küsimus ka ju, et millises punktis ja millisel hetkel peale algust saavad jooksjad kokku. Kuidas me seda liikumisgraafikult vaatame? Lõikepunkt. Ja see on lõikepunkt. Mattias, ma ei tea, kas nimetasite Mattias seda lineaarvõrrandite lahend. Et see on täpselt sama, mis matemaatikas. Ja selles punktis on liiklejate teepikkus ja aeg üks ja sama. Nad on samas punktis samal ajal. Ja nüüd pane kirja liikumisvõrrand. Vihikusse. Jaa. Sa nii teed praegu paar viga, et pärast oma töölehele kirjutad nagu puhtandile valmisülesande ümber. Nii, et siin on siis liikumisgraafiku osa ja kohe teeme liikumisvõrrandi osa. Paneme kirja liikumisvõrrandi üldkuju.
S võrdub SA või S võrdub V korda T pluss S0. See on üldkuju. Igal liiklejal, kes liigub nagu ühtlase kiirusega, on igale liiklejale, kes liigub ühtlase kiirusega, kehtib alati liikumisvõrrand, millel on täpselt selline kuju. Ja nüüd paneme kirja SA võrdub. Et kuidas näeb välja liikleja A liikumisvõrrand? Mida? No. 0, jah. Et kuna siin on ikka 0, siis seda 0 pole tegelikult ka vaja, et seda kustutame ära. Et liikleja A liikumisvõrrand on lihtne. Kuna ta alustaski 0 kohast, siis tema puhul seda S0 vaja ei ole ja tema liikumisvõrrand on väga lihtne ja lühike. Aga sama teeme ka liikleja B kohta. See salakaval vend. Pole nii salaja, tegelikult pole nii kaval ka. 5. Jaa. Plus 20. Väga õige. Suurepärane. No nii. Need on siis liiklejate liikumisvõrrandid. Esimene ülesanne oli siis meil leida, kes siis võidab. Graafiku pealt või näeme, et liikleja A võidab. Kõik on väga selge ja väga loogiline. Aga nüüd, tegelikult see liikumisvõrrandi osa on ka ülimalt loogiline, aga pole nii selge. Mis on mõlemal liiklejal sama, kui nad jõuavad finišijoonele? Kaugus 0 punktist. Ehk siis pane kirja siis finiš. Ja mis on finiši tingimused? Et nii SA kui ka SB on millega võrdsed? Millega on võrdsed SA ja SB? Ehk siis kus kohas, millises punktis nad asuvad? Finišijoone peal, jaa, 35 kilomeetrit. Mõlemad liiklejad asuvad 35. kilomeetril. Ja siit tuleb ka järgmine asi, et me võime millega me selle SA asendame? Jaa, 35-ga. Ehk siis A puhul 35 kilomeetrit on võrdsed 15 T-ga ja B puhul 35 kilomeetrit on võrdsed millega? 5T pluss 20. Ja nüüd teed seda matemaatika asja. Tundmatuga kõik ühele poole, tundmatuta teisele poolele ja leiad T. Mis me siit saame? 5, no siin on lihtne. 35 võrdub 15T, järelikult T on 35 jagatud 15-ga, mis teeb 2,333 tundi. Ja see 2,33 tundi tulebki umbes siia. No minu koledal graafikul tuleb see siia. Ehk siis TA oleks 2,33 tundi. Ja leia siis B puhul täpselt samamoodi seda nagu finišisse jõudmise ajahetke. Et kõigepealt tuleb siis 5T on tundmatuga viime kõik vasakule, tundmatuta viime kõik paremale ja saame, et 5T on 20 läheb siia, muutub -20 ja on siis 15. Ja T on 15 jagatud. Mida? Jaa, 3 tundi. Ja kuna see on siuke nagu vastus, siis 2 joont võiks alla tõmmata mõlemale.
ja nüüd me leidsime ka matemaatiliselt, mitte ainult graafiliselt, vaid ka matemaatiliselt seda tõestuse, et A jõuab finišisse ennem ja nüüd me teame ka täpset aega, millal ta sinna jõuab. Kuna TA on väiksem kui TB, siis ka TA on võitja selles võistluses ja TB on kaotja. Nii, meil on kohtumispunkt, kus kohtub liikleja A ja kohtub liikleja B. Kuidas me saame teada täpselt, kus nad kohtuvad? Aga siin meil on tegelikult mõned vihjed. Nad on samal ajal samas kohas. Meil on nende liikumisvõrrandid ja me võime nendes liikumisvõrrandites midagi võrduma panna. Nad on samas kohas. See on esimene vihje. Mis tähendab seda, et nad on samas kohas? Me ei tea, kus see koht on, aga me teame, et nad on samas kohas. Et meil on selline vihje, et paneme siis kirja SA võrdub 15 T-ga ja SB võrdub siis 5 T pluss 20. Kui me teame, et nad on samas kohas, siis kuidas me seda nagu liikumisvõrrandites näitame, et nad on samas kohas, mis neil võrdne on? Kaugus nullpunktist on täpselt sama, aga kaugust nullpunktist näitab ju SA ja SB. Kuna nad on samas punktis, siis me võime kirja panna, et SA on millega võrdne? Väga õige. SA on võrdne SB-ga. Ja nüüd, kuna meil on võrdsed võrrandite vasakud pooled, on nii või? Meil on võrrandite vasakud pooled võrdsed, siis mis on veel võrdne omavahel? Kahe võrrandi paremad pooled. Ja kui paremad pooled on omavahel võrdsed, siis kahest võrrandist me paneme kirja ühte, kus S-i meil ei ole vaja, sest nagu me panime võrduma 15T võrdub siis 5T pluss 20. Ja mis sa nüüd teed? Jälle tundmatuga ühele poole, tundmatuta teisele poolele. Ja saame 10T võrdub 20 ning aeg, millal nad kokku saavad, on siis 2 tundi. Ja niimoodi me saime teiega teada, et panime liikumisvõrrandite paremad pooled võrduma ja saime teiega teada, et aeg, millal nad kokku said, ei ole siin 1,9 nagu minul oli, vaid on täpselt 2 tundi. Täpselt 2 tundi. Ja saime aega teada, millal nad kokku saavad. Ja nüüd me teeme sellise triki, et kirjutame liikumisvõrrandid uuesti, aga niimoodi, et me asendame paneme liikumisvõrrandites aja kohale mida? Need samad 2 tundi. Ja proovime, vaatame, kus asub liikleja A, kelle liikumisvõrrand on 15T ja T asemele paneme 2. Siis palju me saame? 30 kilomeetrit ja nüüd me teame, et liikleja A teisel tunnil on 30 kilomeetril. Kas B-ga teeme sama asja? Ja. SB teisel tunnil võrdub 5. Mida? 5 korda 2 pluss 20. Ja palju tuleb? 30 kilomeetrit.
te leidsite mingisugune number, siis võtsite 2 võrrandit ja mida te tegite? Kontrollisite. Kas matemaatikas te olete kontrolli ka teinud? See on täpselt sama, mis te Matjas tegite, mis on siis tulemuse kontrollimine. Aga nüüd siis tulemuse kontrollimine aitas meil ka selle teepikkuse üles leida. Ja kohtumise punkt on siis S on 30 kilomeetrit ja T on 2 tundi. Ja niimoodi me leidsime vastuse nii graafiliselt, mis on vähem täpsem, kui ka matemaatiliselt, mis on ülimalt täpne. Kas ei ole füüsika nagu maagiline? Siin on nagu nii palju erinevaid teadmisi koos, aga see hetk, kui sa tunned, et sa saad aru, see nagu arusaamise hetk, see on seda väärt. Proovige, võtke palun 5. ülesanne. Tehke vihikusse ja siis 5. ülesanne pärast kirjutage siia töölehele. Siin on üks liikleja, kes alustab jooksmist siis 20 kilomeetrit tagapool, aga siin on nagu see liikumisgraafiku S-teil on ainult kuni -5, et pikendage see -20-ni ja siis joonlauaga tõmmake see sirge pärast. Aga kas me teeme arvutused teisele poole pärast?